Tead, ma tean, et mina olen Pärnust on ja sina oled Pärnu tüdruk on ja nüüd, kui 2 Pärnu tüdrukut on siin koos laua taga, siis suvi on ju algamas ja ma tean, et vahetult enne suve, vähemalt minul on toidublogis alati Pärnu toidusoovituste list, siis see muutub alati väga populaarseks ja me enne arutasime, et võiks seekord jagada soovitustena Pärnu erinevaid toidukohti, et mida me tõesti soovitame, sina oled väga palju Pärnus söömas käinud, mina olen väga palju söömas käinud, et äkki võtaks selle läbi ja räägime siis paari sõnaga, miks see siin meie listis on ja tegelikult see list, mis sina saatsid, on meil suhteliselt ühine ja siis pärast võib-olla räägime nendest, mis on natuke väljaspool Pärnut, mõned soovitused sina räägid ja siis, aga alustame, mis sa arvad? Sa võta siis nimekiri ette, ma ei tea, kas sa tahad jagada, ma panin selle nimekirja. Ma igaks juhuks jah, et ma kedagi teenimatult ära ei unustaks, et ega ma pean tunnistama, et mina samamoodi hoian sinu soovitustel alati silma peal, sest mina nüüd ju Pärnus enam ei ela, sina elad Pärnus, et kõik sellised värskemad kohad, et ma hangin info sinult, et usaldusväärsest allikast, kes on koha peal, nii et mitmed lemmikud on ka tänu sinule siia jõudnud nimekirja kindlasti, aga jah, minu jaoks ma mõtlen, et kui ma nüüd Pärnul läheksin ja tahan kiiresti midagi, tavaliselt ma käin hästi kiiresti, sest mul on maakodu Pärnu lähedal, eks ole, et tururing ja siis võib-olla kuskil väike kohvi ja võib-olla kuskil väike amps ja siis, aga minu esimene valik tõenäoliselt oleks jätkuvalt pastoraat, et mulle hästi kuidagi meeldib, mul on muidugi selles hästi isiklik põhjus ka, et ma kunagi elasin selle pastoraadi kõrval selles suures hallis majas, mis on praegu hästi õnnetus seisukohas korras, aga et kuidagi selline hästi kodune ja armas tunne ja seal pastoraat muidugi seal ongi ka kõik paigas, et need küpsetised, see pagari osa, need toidud on head ja teenindus on hea ja no miks mitte, eks ole. Ja pastoraadi puhul on ka see, et mulle väga meeldib nende hommikusöök, et see on kuidagi nii lai ja kuidagi nagu nii mõnus. Ja see on personaalne see kõik, et mul on jah, et ma olen mõned korrad ööbinud pastoraadis, et siis, või siis ta on siis Rosenplanter on siis hotelli nimi, aga et see just sama, et eks ole, et kui see peale ööbimist tuleb veel selline hommikusöök, et sa oled kuidagi hästi hoitud seal, et sellepärast mulle hästi meeldib see koht. Jah, nõus. Nii, mina siis toon teise siis toidukohana välja Kohvila. Ja Kohvila on selline koht siis Jaansoni raja ääres ja ma ütlen, see on minu üks viimase aja lemmikuid, ta ei ole toidukoht, ta on kohvik, kus saad saiakesi, head kohvi, seal on suurepärane veinivalik, et ta on kuidagi nagu nii mõnus, ta on kuidagi nii mõnusa, kuidas ma ütlen, vaibiga, et mulle nagu väga meeldib, et ma hiljuti just käisin ja ma juba küsisin, et kas ma saan oma nimelise tooli, sest ma juba nii tihti käin siin. Ja nüüd ma kuulsin, et maikuu algusest nad hakkasid pakkuma nüüd ka hommikuti hommikusööki, et muidu on ikkagi selline kohv, saiakesed, aga nüüd on ka hommikusöök. Seda on hea teada, sest vahel mulle meeldib ja hommikusööki Pärnus süüa, et kui ma teen hommikuse tururingi varakult ära, et siis istuda maha, ja see oli vist see koht, mida ma teadsin, aga mille nimi mulle ei tulnud meelde, et see koht seal jõe ääres. Täpselt. See jõe ääres, kus on head pagaritooted, nii et ma tean, et see on Kohvila. Ja võt täpselt need pagaritooted on ka, neil on super head ja mis on neil see, et neil on alati see kvaliteet hästi ühtlane, et ei ole see, et ükskord ma saan nagu ühe maitsega, teine kord ma saan teise maitsega. Täpselt, et neil on nagu hästi ühtlane ja meil oli see mõlemal nimekirjas. Nii, aga järgnev. Ja siis üks, minu meelest nagu selles mõttes, et ma isegi taas avastasin Vesseti tänu sinule, et sa hästi kiitsid ja meil on samamoodi tegelikult ta jäänud listi, sest on alati, Vesset on meil pigem nagu selles mõttes selline jälle õhtuse mingisuguse või et kui me siis, ma ei tea, kas lähme kuskil jalutama või tahaks mingit kerget einet või ka õhtusööki, et me tihti ka sinna. Rannarajoonis, eks ole, juba need vaated ja seal on nii mõnus chill olla, et on mõnus, seal on mingisugune see X-faktor, mis nagu töötab ja toimib ja on aastate pikku õnneks ka nagu täiesti toimima jäänud. Vessetil on muidugi ka see, et kui sa sinna külalisena ilmud, ütleme Pärnusse, siis sa ei saa sellest mööda minna, sest ta on nagu nii magusas kohas. Nurga peal just. Ja seal ranna ja siis selle linna vahepeal, et sa täpselt seal alati jalutad sealt mööda ja seal on suvisel ajal on terrass suhteliselt täis, et nii või teisiti, kui sa vaatad, seal on nii, siis lähed vaatad, mis seal on. Nii, nimekirjas järgmine, Kastrul. No vot, Kastrul asub samas majas siis Kohvilaga, seal on selline kohvikute ja toidukohtade
punt seal Jaansoni raja ääres ja siis seal ongi gastrol, et seda nii-öelda juhib minu hea sõbranna Andra Kalda, kes on samuti kokaraamatute autor, aga üldsegi mitte sellepärast ta ei ole siin nimekirjas, lihtsalt ma ei tea, need toidud on nii head ja need on kuidagi väga ausad ja hiljuti ma käisin ka seal lihtsalt täiesti tavalist päevapraadi söömas ja see oli nagu mingisugune kunstiteos, kuskilt lilleõiekestega kaunistatud ja seal on tõesti ja ma tean, et Andra teeb seda nii-öelda menüüd ja toite teeb nagu väga südamega, et ta ei lähe nagu alt latti, et ma kindlasti soovitan kasta. Kui on seal kohe kõrval, siis olen mina ka seal, mul vist ei tulnud ka meelde, aga samamoodi, eks ole. Ma tean, et sa oled käinud seal. Ja oli küll mõnus, jah. Et selline, et toit oli maitsev ja ilus väljapanek oli ja koht oli mõnus ja jälle kõik eeldused olid täidetud selleks, et seal lihtsalt nagu mõnusalt ennast tunda. Nii, aga järgmine sinu kord, on ju? No just, et kui sa oled Pärnus, siis supelsaksad on ka nagu selles mõttes selline see on vist klassika, ma arvan, on ju. Et nagu selles mõttes vähemalt kord suve jooksul peaks sealt ikkagi läbi käima, seal jälle ka, et seal muidugi on see, mis hästi tõmbab kõiki ligi, on ka see interjöör, mis on nii võrratu või et kui sa tahad nagu hästi ägedat sellist natuke pullerpiliku, et selline hästi õdus ja turvaline ja kodune ja värviline samas ja selline julge, et mulle ka see meeldib ja minu meelest supersaksad jälle ka, et müts maha, eks ole, nad on ju päris kaua juba tegutsenud. Kas aastast, issand, las ma mõtlen, kas see võis olla 2008 äkki, jah, selles mõttes. Mida ma ei julge isegi aeg-ajalt nagu neid numbreid öelda, sest ta on nii suureks läinud, aga et tegelikult on ta ikkagi ju ka nii tublisti vastu pidanud, et sest Pärnus, endise pärnakana ma tean, et tegelikult ka see rütm on hästi sage, et suure hurraaga kevadeti kõik tulevad peale ja siis järgmiseks aastaks on jälle rendil sama ruum, et vastu pidada ka aastaringselt, et tegelikult ma arvan, see on päris suur väljakutse ja nii kaua, nii et selles mõttes ongi, et aplaus neile. Jaa, absoluutselt ja sõupelsaksed on see, et minu arust on seal nagu alati on rahvast, et kuidagi... Sellepärast vahel ongi, et me oleme isegi tahtnud minna, et selliselt ei mahu, et siis vaatame kuskile mujale, aga et see on hea märk, et just, et ei mingit allahindlust ei ole aastate jooksul tekkinud. Ja minu toidusoovituste nimekirjas, kui ma teen neid liste Pärnu toidukohtade kohta, ta on alati ka minu arust sees olnud. Järgmine koht, ma ei tea, kas oled seal käinud, see on üsna uus koht, on Janseni pitsa. Janseni pitsa asub siis Rüütli tänaval ja ta on selline pitsakoht, nagu nimest võib aru saada. Aga tead, ta kuidagi tuli ja võitis kõikide südamed, et see on ka üks koht, mis näiteks talvisel hooajal oli nagu pidevalt täis ja neil on tõesti väga lahe interjöör, pitsad on väga maitsvad, et seda ma julgen soovitada, aga ma ütlen, sinna peab koha eelnevalt broneerima, et see võib täis olla. Seda on hea teada, sest jah, tegelikult mul laps on täiesti veendunud pizzafänn ja et siis nagu selle ma tean, kui teda meelitada või siis on üks koht, kuhu ta viia ja eelnevalt siis nagu kinni koht panna. Nii. Mis meil nüüd järgmine on? Kant on vist sama, et Voova jääb, eks ole, ka sinna... Aga teisele poole otsa Rüütli tänavale. Et kui sa Rüütli tänavalt jalutad, siis nagu Jansenist alustad ja Voovast lõpetad või vastupidi, aga Voova, ma vaatasin, et sellist vahepeal olid mingisugused renoveerimistööd või et kas oli siin mingil ajal, et ehitati kas olid või? Mingisugusel ajal, hooaja välisel ajal ma korra jooksin läbi, Tõesti, võib-olla tõesti olid. Aga võib-olla see oli mingisugune kergem. Kas olid tõesti, ma hakkan tead, mul ongi vahest niimoodi, et ma olen Pärnust ära jälle väga palju õin. Tead, kus juures midagi tuleb nagu ette küll, et nagu tuleks tuttav jutt tõesti, jah. Sest aga selles mõttes, et teades natuke, kes seal taga on, eks ole, et kokk on tugev ja tunnustatud ja mul olid ikka seal nagu selles mõttes, et paar sellist lemmikasja ka, mida ma aeg-ajalt käisin seal söömas, et neil on üks kollane hummus on selline. Ma tean. Ongi need eelroogde valikust, aga see avokaado, see sükene sögadik või püree on. No just, et sellised, et nagu iga kord on hea ja lähed võtad jälle uuesti, siis vahel võtaks midagi muud, ei taha, ikka tahaks seda head. Ja ta on just, et koht on ju ka mõnus tegelikult, et sellise linnas jalutamisel vahepeal maha istuda, et vahepeal annast välja ka minna. Ja kui me sealt samas kandis jälle ringi liigume, siis on selline koht nagu Rööm. Seda ma ei tea. Kas sa tõesti? See on ju põhimõtteliselt ju pastoraadi vastas, seal kus sa kunagi elasid, siis seal kõrval. Teisel pool kõrval maja, kus kunagi kalakauplus oli. Ja just, et suvisel ajal on ka väga mõnus seal ja kuidagi, tead seal on hea nagu õhtus söömas käia ja kuidagi väga selline sümpaatne koht on. See on vist korra olen käinud, sellepärast ongi, et mul väga nagu, et selline valik selle ühe korra, aga nagu see oli küll nagu selle mõttes tore, et sellist ta ei väga kaua ei ole seal tegutsenud, et seal on vahepeal vahetahid. Kas äkki 2 aastat on nad olnud nüüd? Ma arvan, aga ei julge pead anda. Ma arvan, umbes 2 aastat. Nii.
järgmine? Vehvermints, et see peaks jätkuvalt vist olema ju see, et tegelikult voova ja vehvermints on tegelikult peakoka poolest nagu seotud, aga vehvermints on jälle hästi nagu nunnukas koht, et ta on nüüd natukene selline eelteadmisi eeldav, et ütleme niimoodi, et tavapuhkaja, kes ise pärnakas ei ole ja ei tea seda kohta, ei pruugi üldse seda üles leida. Aga mulle hästi meeldib see väikese siseaiakene, et on nii õdus ja armas ja nunnukas ja see maja ise on ka nii nunnukas, et see on natuke nagu selline vanaema juures külaskäik. Et menüü on sarnane voovaga. Ja, just, et sama kollast ummust võib sinna küsima minna. Just, aga just see suvisel ajal on see hoov hästi, et see ongi hooajaline koht, on ju, et ma nüüd mõtlen, kas nad on juba avatud, ma ei oska praegu täpselt öelda, aga et ta on nagu väga nunnu just selle hoovi poolest. Et seda võib-olla võib soovitada, et kui Pärnus keegi satub ja tahab natuke salakohta et siis otsigu vehvermints üles. Jah, et ta jää niisugune tüüpilise nagu jalutuskäigu, et sa pead teda natukene otsima. Ja. Nii, ja viimane ehk siis 10. on Raimond ja mina just soovitan, ma käin seal väga tihti nende uusi menüüsid pildistamas ja minu arust sealne peakokk Marko Lumera on lihtsalt nii loominguline inimene, et lihtsalt fantast, et ma alles käisin pildistamas ja need asjad, mis sinna toidud ja komponendid, mis sinna taldrikule jõuavad, on lihtsalt nagu imetlusväärne ja kuidas Marko nendest toitudest räägib ja kuidas neid taldrikud on seal spetsiaalselt valitud väga hoolikalt, et ma kindlasti soovitan, et see on pigem selline, et sa lähedki õhtul, sa võtad aega toidu nautimiseks, et mitte seda, et sa võib-olla kuskilt rannast tuled, ruttu hüppad läbi, et Raimond on natukene varvaste käestad läbi. Ja kindlasti, mis ma mainin ära, on ka see, et sel aastal on neil spetsiaalne kaaviari ja austri menüü. Vau, kõlab väga luksuslikult. Ja ma arvan, et see on väga äge, mida tasub uudistada. Jah, ma arvan ka, et tegelikult täitsa tasuks plaani võtta, sest sellepärast ongi mulle, et ma olen paar aastat käinud, et ma tavaliselt, eks ole, et kui mul on kuskil seal külmakirst autos, mis on nagu värsked kalaturult täis ostetud, et see ei ole nagu see moment, kui minna, eks ole, sinna Raimondisse, et ma tahakski võtta, et ma panengi ekstra riidesse ja siis ma võtan aega ja siis ma naudin ja et tuleb plaani võtta see suvi. Nii, aga räägi nüüd natukene toidukohtadest väljaspool, et mida sa soovitaksid? Ja, minul on tegelikult Maamaja Pärnus selline natuke rohkem kui poole tunni sõidukaugusel. Tõstama poole siis sõita natukene tõstamast edasi, aga see on hästi armas kant, mis on kuidagi vaikselt ka hakanud aasta-aastalt järjest ellu ärkama. Ehk siis nagu need toidukohad, mis seal kandis on mulle ka hästi tuttavad ja nagu selles mõttes, et oskan soovitada. Üks, mis on nüüd Ermistu järve ääres on Võrgukuur ja seal on nagu selles mõttes selline, esiteks seal järve ääres on hästi ilusad vaated, et saad järve ääres istuda ja saa seal ka, ma ei tea, kas telkida või siis kämpingu või siis nagu väikse majakese võtta, et seal on päris selline ruumikas ja palju valikuid pakkuv majutuskoht ka lisaks, et kes tahab kalastada, siis sinna võimalused olemas või Paadike järvele minna. Aga Võrgukuur ise on ka, et selline võib-olla sa isegi ei eeldaks sellist natukene kämpingulaadsest kohast, et selline väga korraliku menüüga, väga korraliku teenindusega, väga korraliku veinivalikuga, et selline väga hea tunnetusega tehtud koht. Et seal samamoodi saavad kõik asjad kokku, eks ole, et see vaade, et seal on mõnusalt, eks ole, chillida seal järve ääres ja sa saad igati viisaka ja hea ja maitsva teeninduse ja toiduosaliseks ka, et soovitan võtta vahel võib-olla, et selline väike väljasõit. Ja siis sealt nüüd edasi minna, siis et seal, kus on Pärlselja, et kunagi ma olen ka pioneerilaagris seal käinud ja et nad ime ilusad matsiranna, eks ole, et sellised mererannad, et siis sealt veidi veel edasi sõita on Varblo sadam, mis on värskelt renoveeritud, mis on väga ilus ja väga kaasaegne ja nagu ei olekski Eestis stiilis sadam, kus ümber on ka selline suvilate eramute rajoon arendusena tehtud ja seal on restoran Kroot, et suvel saab seal mõnusalt ka terrassi peal istuda ja seda vaadet nautida ja ta on kindlasti avastamist väärt, et seda enam, et ta ei ole nüüd teab mis kaugel Pärnust ja seal ümberringi rannad ka, et mingi väikese rannapuhkusega, eks ole, väljaspool Pärnut seda ühildada. Vaat Kroodis ma olen ise ka käinud nüüd paar aastat tagasi, et see on tõesti nagu, muidugi sa oled nagu keset loodust ja nii mõnus on olla, see on nagu, toit on ka väga hea. Ja jälle kõik on paigas, et selline väga armas koht. Just nii ja tead, ma tahtsin veel 2 uut kohta nii-öelda avaldada, mis on Pärnusse tulemas. Võib-olla üks ei ole uus koht, on Tüün, see on siis rannas asuv selline rannabaar või selline
rannakompleks ja seal asub peakoka ametisse siis Sten Märtin, kes on Rudolfis peakokk, et minu arust on Stenil väga hea käekiri, et ma arvan, et see Tüüni selle suvine menüü tuleb nagu väga äge. Ja teine koht on selline Suppeluse tänaval asuv Tuju, väga vahva nimi. On, päris äge on. Ja selle peakokaks on siis Margo Paluaja. No, okei. Nii, et ma arvan, et on... Sinna lähen ma kindlasti uudistama, just, et on põhjust. Ja ma arvan, et 1000 teist eestlast tahavad sinna minna. Et ma arvan, et tuleb väga äge koht, et ma olen sealt mööda jalutanud ja sa näed, et seal sigimist-sagimist on seal sees küll ja veel, et kindlasti ma arvan, et tuleb midagi ägedat. Oi, väga äge. Kusjuures üks koht mul tuli veel meelde, aga samamoodi, et ma ei suuda seda nime, mis oli seal vana pargi keskel, kust väljas tehti grillidega ja selline pisikene majakene. Lastepargi seal nagu... Krabi, just. Jaa, kas mul ei ole seda nimekirjas või? No vot, see nagu selles ongi, selle paneme kindlasti juurde, et see oli eelmise suve nagu selles mõttes avastus, et väga armas. Ja suvel on seal nii mõnus istuda, eriti kui on nagu ilus ilm, sa tead, naudid ja Krabi on kindlasti ka. Just, et selles mõttes, et vabandame, et kahe peale suutsime ära unustada, aga üks koht, mida kindlasti ka Pärnus avastada. Aga kõige viimasena jäigi kõige rohkem kõlama. Et sai selle eelise siis. Nii, aga paneme vist selle Pärnu toidukohtade osa lukku, on ju. Ma arvan, et päris korralik nimekiri sai just.